Nii, tervist. Ma olen ainus, kes maski kohustusest kinni peab. Hea küll, aga ma panen hääletu peale ka, millegipärast see Face ID ei tööta. Nojah, ma taas teon küll kõrrega, aga okei. Nii, kas enne mind rääkis keegi mingi kelmustest ja kas see vend läks ära või? Okei, siis ma saan enda asju rahulikult rääkida. Ma muidu kartsin, et meil võib-olla võivad kuskil nagu suusad risti minna omavahel. Aga mida te näete? Seda pilti. On rõõm siin olla, selles mõttes, et hakkame pihta. Et minu ülesanne täna on siin teid natuke motiveerida, aga ega kui aus olla see raha, mis mulle makstakse, ega see mind nagu ennast ka suurt ei motiveeri, et proovime nagu lihtsalt endast parima anda. Ja ma teen selles mõttes kähku, et ega mu esimene valik ei oleks päeva nagu Raplas veeta, et pigem läheks linna tagasi. Ja kuna mul on üle 600 slaidi on, et siis pidage vastu. Ma proovin kõik nagu hästi kähku ära teha. Korralduslikust poolest veel nii palju ka, et kui ma mõnda aega nagu vait, siis siin maski all on õhk otsas, siin on väga kehv olla, et lihtsalt kutsuge siis abi või tulge korraks nagu lihtsalt tõmmake mind lava pealt ära. Aga siis lähme. Ma räägin teile, näidake mulle korra, kas keegi on olnud kellelegi ebaõnne nagu minuga kokku puutuda või teab, kes ma olen või mis ma teen. Paar kätt, see on hea ja mulle meeldis, et just nagu naised. Siis mul on nagu uudiseid ka ja on inimesi, kes minust ei tea, et mina olen Rahakratt. Siuke nimi ongi ja siin siis ma olen Äripäeva nagu avalehel või niimoodi kaane peal suurelt, kui nagu kõige olulisem ja siis mingid siuksed B-kategooria kuulsused ja siuksed nimed on allpool, on ju. Et minul on tegelikult blogi. See ongi rahakratt.ee ja siis on loomulikult Instagram ja Facebooki ja see ongi see kõik, miks nagu mind siia on kutsutud, et ma tegelikult olen 6 aastat kirjutanud seda blogi täiesti üksi ja see asi on läinud kuidagi nii suureks, et enam ei haldagi nagu ära. Selle 6 aasta jooksul ma räägin natuke nagu omast lugu, et nii nagu ikka superkangelased sünnivad, et kes siin on Amblikman ja Ironman ja mina, et meil kõigil on mingi oma selline lugu, et kuidas me oleme siis ellu ärganud või kuidas on asjad alguse saanud, et mina olen ka tegelikult täiesti nagu elust enesest selline läbi õnnetuse sündinud, et 6 aastat tagasi ma istusingi Männiku karjääris. Olin jälle just nagu koondatud, see oli vist mu elu, ma ei tea, kas 3. koondamine äkki või, et see võib-olla annab teile aimu minu sellest tööeetikast ka, et kui usin ma siis olen või ei ole. Aga selles mõttes ma olen tänulik, et kõik need koondamised on väga hästi mõjunud ja mina olen täna selles mõttes ju töötu ja täiskohaga nagu elu hammasrataste vahel, ometi teie kuulate mind. Et võib-olla siis ei olegi nagu nii halvasti kõik nagu elus läinud. See Rahakratti blogi on nüüd niimoodi, et mul käib iga kuu selline 30-40 000 lugejat minu lehel, et ma ei saa aru, kuidas see niimoodi on juhtunud ja ma arvan, et 15 000 jälgijat on Instagramis ja Facebookis, et asi on läinud päris selliseks ohtlikuks. Esimesed, ma arvan, 2-3 aastat ma kirjutasin blogi üksinda ja ma kirjutan praegu üksinda, aga ma ka lugesin seda üksinda, sest mitte keegi ei osanud ju sinna tulla ja mul oli endal ka natuke imelik saata võib-olla oma blogi linki mingitele sõpradele või vanematele, et kuulge, et ma päris ägeda blogi leidsin, et seal on üks lugeja, üks subscriber, seal on mina, et kuidas järsku mina leidsin siis nii kihvti blogi ja kuidas ma ainus olen, kes ta jälgib, et võib-olla seal oleks tekkinud mingeid selliseid olukordi, et oli niimoodi, aga kuna see kirjutamine mulle meeldib ja
ja noh, mina ei ole seda võtnud kunagi nagu ei raha pärast või kohustuseks, et siis noh, 6 aastat ma olen niimoodi siis dokumenteerinud oma seda noh, koorumise hetkest nüüd kuni siis selleni, kus mul on päriselt nagu tiivad või kuidas iganes, noh, ma ei oska ka ennast kuidagi nimetada. Et see 6 aastat on kõik noh, täiesti nullist seal kirjas, kõik see, kuidas ma hakkasin raha teenima, ma alustasin ka täiesti nullist, noh, mul ei olnud raha, mul ei olnud ka selles mõttes võlgasid õnneks, aga ei olnud ei lotovõite, ei olnud pärandusi. Noh, mul on tegelikult ka mõned trikid, et kui kellelgi on mõni vanem sugulane ja tahaks nagu pärandust kiirendada, et siis noh, talv tuleb, sa võid minna noh, ämbride vett visata kuskil trepi peal vanaema sinna nagu ukse ette. Et see, noh, selliseid trikke, mida saate ise kasutada, nagu tööriistu leiab minu blogist küll päris palju, et soovitan jälgida. Ja noh, ma ei tea muidugi, mis seltskond siin teil või mis see teie tase on, et ega mul, kui mind siia rääkima kutsuti, siis öeldi ka, et hoia asjad nagu hästi lihtsad, et ma nüüd tsiteerin korraldajat, et publik on noh, midagi sihukest, et tuled põlevad, aga kedagi kodus pole, et noh, võib-olla niimoodi võib-olla siis ma proovingi hoida asjad nagu asjad lihtsad on ju, et mingi kasu asjast oleks. Ja kui te ei saa, mul on siin päris palju siukseid finantsskeeme, et kui te endast aru ei saa, siis küsige vahele, et siis ma selgitan nagu lahti, et mõned võib-olla on keerulisemad. Aga siin ongi nüüd siin seina peal on siis see tõuge, et kuidas mina oma elu elasin nagu enne seda 6 aastat, mis ma olen nüüd siis blogi kirjutanud ja käinud selliseid nagu karaokesid tegemas, nagu ma neid ise nimetan, et noh, elu oli siuke, kus kulud loomulikult ületasid tulusid, nii nagu ilmselt teil kõigil on ju kogu aeg. Ja ega ju tööandja ju teab seda, noh, siin toitakse ju ka siukses nagu palgalõksus, et noh, mina, kui ma viimati palgatööl käisin, ega meil oli ka töö juures oli deviis, mida me siis iga hommikul nagu kordasime ja see slogan siis kõlas nii, et kett lühemaks ja kaus kaugemale. Et noh, see on minu meelest siuke väga motiveeriv palgatöö nagu noh, kuidas oma alluvaid kohelda, et noh, kogu aeg natuke eest ära võtta. Ja samas, kui seda nagu finantsgraafikut siin vaadata, siis noh, siin on tegelikult ka see rikkuse valem olemas, et noh, mõni, ma ei tea, kas siin selle keegi läbi lõikab, aga kui need teistpidi tõsta need 2 tegelast, siis noh, tegelikult tuleks oma elu nagu niimoodi elada. Ma ütlen kohe alguses ära, et tegelikult ongi rikkaks saamiseks ongi nagu valem olemas ja see ongi hästi lihtne, see on kõigil tehtav, et kui ma selle kohe ära ütlen, siis kas ma võin ära minna või? Ei või? Okei. No siis ma lihtsalt istun siin. Tegelikult on valem selline, et kuluta ära vähem, kui sa teenid ja ülejäänud töö teeb lihtsalt aeg. Et siis sul seda raha koguneb või kui sa seda kuskil kasvatad, siis ta koguneb veel kiiremini, et kogu lugu. Noh. Ei ole ju mingi väga raske nagu selline, minu jaoks isegi nagu mingid Pythagorase teoreemid on raskemad, aga see rikkaks saamise valem on tehtav. Mina olen seda 6 aastat nüüd juba nagu praktiseerinud ja noh, täna ma lähenen jõudsalt nagu 500 000, et ma olen töölt ära tulnud, elan oma elu nii nagu ma tahan, on ju, jah, okei, täna on võib-olla natuke erand, et noh, kuna on kuu lõpp, siis noh, ma pidin siia tulema ikkagi ka nagu Raplasse, et mõne otsuse ma teen niimoodi natuke meeleheitlikult, aga üldiselt ma saan oma elu elada ikkagi nagu enda tingimuste järgi, et noh, 6 aastaga nagu päris okei siuke areng on ju. Selline asi on, mis ma siis ise, noh, ma olen mitu aastat selle kallal nagu töötanud, see näeb välja ka nagu mitme aasta siukse töövili kindlasti. Mis on siis nagu palgaring, mida ma tavaliselt näitan ja kus ma eeldan, et teie ka nagu lõksus olete, et see hakkab sealt üle alt pihta. Kui on palgapäev, kuu algus ja siis noh, läheb nagu kõvaks siukseks andmiseks ja see raha muudkui kulub ja mingi hetk nagu siis inimene tabab, et võib-olla noh, tuleks nagu rahulikumalt võtta, aga noh, ikka veel tahad asju. Ja noh, siis see lõpp ongi siuke, et napid-papid ja läheb nagu päris jamaks, et see on nüüd see, kust siis mina tahtsin nagu välja murda, et ma saan oma elu nagu oma tingimustel elada. Siia juurde käib tegelikult, täna on hea päev, kuna mul mõnel nagu esinemisel tuleb see meelde ja mõnel ei tule, aga täna on hea päev, sest täna tuli. Oli siuke kunagi lausa nagu legendaarne anekdoot soomlastest ja eestlastest.
kus soomlastelt ja eestlastelt siis küsitakse, et noh, et kui nad palka saavad, et mis nad siis teevad. Ja soomlane ütleb, et nojah, et siis ma kõigepealt maksan ära arved ja võlad ja ostan midagi ilusat endale ja siis küsitakse, et noh, aga ülejäänud? No ülejäänud ma osa panen kasvama ja siis võib-olla nagu reisin ka natuke. Ja siis küsitakse sama asja eestlaselt ja eestlane ütleb ka, et noh, maksan arved ära ja võlad ära ja okei, aga ülejäänud? No ülejäänud peavad ootama. Noh, see annab sellise pildi, et kuidas siis nagu, ma ei tea, kas keskmine eestlane või üldiselt, mina esindan sellist keskmist, on ju, et on olnud nagu kehvad tööd või sellist, mis ei ole teinud õnnelikuks ja kui ma 6 aastat tagasi alustasin, siis mul oligi 1000 eurone palk. Et see ei ole selline just teab mis suur number, on ju, aga mul on hea meel, et mul oli väike palk ja et ma olin võib-olla selles mõttes natuke raskemas olukorras, et kui oleks olnud liiga mugav, siis ma võib-olla ei oleks hakanud nagu ise omal käel niimoodi nagu tegutsema. Et selles mõttes ma olen nagu üsna tänulik. No, kõige esimene asi, mis mina hakkasin enda blogis tegema ja mida mina soovitan nagu kõigil teha, kuigi ma tean, kõik seda nagu nii tegema ei hakka, aga kui siit täna juba mõni võtab oma mingid näiteks rahaasjad kätte, siis on juba nagu hästi läinud, et mina tegin oma sellised rahad korda, hakkasin vaatama, et mis mul nagu kontol ja rahakotis toimub, et miks ma elan siis nii kehva elu nagu, ilmselt nagu teiegi praegu, on ju. Et vaadata üle, kuhu raha läheb ja miks ta läheb, et on kindlasti nagu väga palju kohti, kuhu ta võiks mitte minna. Minul kunagi oli selline päris eksklusiivne hobi, mis võtab väga palju aega ja väga palju raha. Et siin mõnede näost ma näen juba, et jah, et ma räägin joomisest. Et ikkagi oli sellist nagu pidutsemist ja alkoholi läks palju ja see on tõesti ainult rikastele, et see aeg ja raha, mis sinna kulub, on nagu suured. Ja mina hakkasin nagu vaatama neid kohti või nagu nendest kohtadest siis niimoodi natuke nagu raha kokku hoidma, et tegevused, mis mulle eriti midagi ei anna. Päris tihti on nii, et sellised alustajad, kes nüüd mõtlevad ka, et võtavad oma rahaasjad kätte, siis hakkavad piirama ennast absoluutselt igalt poolt. See asi selles mõttes ei tööta, et kui sa hakkad ennast igalt poolt piirama ja ka nendest asjast, mida sulle meeldib teha, siis sa muudad selle nagu säästmise või rahadega tegelemise endale vastumeelseks. Et see motivatsioon kaob hästi ruttu ära, sest sa tunned, et see on midagi nagu ebameeldivat. Et selles mõttes ma alati soovitan nagu mõelda ja vaadata enda rahakotis neid kulusid, mis nagu sulle suurt mingit väärtust ei anna, et kui sul ikka väga meeldib, on mingisugune hobi, et ära hakka nagu selle pealt lõikama, sest siis see asi sul kaua niimoodi ei kesta ja ilmselt nagu kukub kokku. Üks võib-olla see müüt või mida nagu arvatakse, mina olen selle müüdi nagu ehe ümberlükkaja, et rahadega tegeledes peab olema nagu jube tark ja nagu osav ja finantsmaailmas mingisugune kõva käpp olema, et vaadake mind, nagu mina saan enda rahadega hakkama, et teil peaks olema üsna nagu lihtne, et kui minusugune hakkama saab, ei pea olema nii, et kui sa rahadega tegeled või investeerid, et siis sa ainult arvutad kogu aeg, istud Excelites, üldse mitte, mina ei istu mingites Excelites. Ma isegi ei oska eriti hästi arvutada. Mul oligi päriselt põhikoolis selline juhtum, et oli jõuluveerand põhikoolis ja et anda oma sellest matemaatilistest võimetest teile nagu aimu, siis meil oli selle veerandi jooksul olnud kokku nagu 5 kontrolltööd ja ma sain kõik need kontrolltööd 2. Ja kui sa ei taha viia nagu veerandi 2 koju eriti, siis sa ei taha seda nagu just jõulude ajal viia, et kingitusi ju tahaks saada ja tahaks ikkagi nagu talve toas veeta. Ja siis ma läksin matemaatikaõpetajaga ikkagi läbi rääkima, et mul on need asjad nagu selge, et ma olen nõus, ma teen kõik need tööd järgi ja ajan nagu asjad korda. Tegingi, ei olnud mingit küsimust, tegin kõik need tööd järgi. Ja siis mul oli kokku 10 2.
ja ma käisin nagu rääkimas küll, et kas sealt tuleb keskmine 3 kuidagi välja, et kes siin ka pole eriti terav, siis ma ütlen loo lõppu ära, et ei tulnud, aga ma proovisin ja käisin ikkagi nagu rääkimas ja ma ei tea, et see ei pea olema mingisugune nagu täis matemaatik. Minul on nagu enda kohta ka selline võib-olla hea slogan või nii, et kui ma ütlengi kana aju ja kotka tiivad, on ju, see ilmestab mind. Et võib-olla ei ole kõige teravam pliiats, aga samas mul on sellist järjepidevust ja viitsimust. Et järjepidevusega tihti inimesed jõuavad kaugemale ja teevad isegi tulemustes üle neid inimesi, kes nagu väga hästi oskavad, aga kellel ei ole järjepidevust. Ma tulen varsti natuke tagasi ka selle juurde, et ärge nagu hakake lõikama ära endale asju, mis teile nagu meeldib teha, et kui te oma rahaasjad käsile võtate, aga mina olen seda elu elanud nagu 6 aastat. Ma alustasingi ju täiesti nullist, mul polnud mitte midagi, ma hakkasin täiesti üksi lihtsalt kompama nagu seda rahamaailma. Ja siiamaani ma teengi väga palju üksi, sest ma ei saa olude tõttu nagu eriti paljude inimestega ühes ruumis väga kaua viibida või mind ei kutsuta väga palju kuhugi. Aga see üksi tegemine on, võib-olla täna ongi hea, sest ma suudan näidata seda, kuhu üks inimene võib nagu üksinda jõuda, et öeldakse küll, et üksi lähed kiiresti ja koos kaugele, seda ma usun täiesti, et mina lähengi kiiresti, aga kui inimesed teeks neid asju koos, et siis nad läheks kaugele. Siin vist publik on natuke niimoodi, et ei ole mingit ühtset nime või te pole ühest organisatsioonist, et siin on võib-olla nagu natuke keerulisem, aga kui te üksteist tunnete, saalis vist tegelikult on ju mingi 2/3 Raplast on kohal, on ju, et ikkagi te üksteist näete tänaval ja korra lihtsalt, kuna mina ei tea, millest siin päev rääkisite, andke mulle korra käega märku, et kes tegeleb rahadega ja investeerib. Lihtsalt näidake korra, hoidke korra palun käsi üleval. Ja vaadake ringi, kus need käed on korraks, et kes teeb, mis teeb. Lihtsalt jätke meelde, mitte et jätke meelde, et neil on nüüd raha, seda ka kindlasti, aga see põhjus, miks ma vahel teen sellist nagu käte tõstmist, et vaadake, see on sellepärast, et need inimesed, kes investeerivad, need on meie seas, need on täiesti tavalised inimesed. Et nad istuvad siin, vaadake, need riided ei ole mingid nagu rikaste riided, kõik on ju täiesti tavalised inimesed, on ju. Et ma soovitan nagu küsida ja suhelda nende inimeste, kes on sinu lähedal ja kõrval. Kui sa tundsid siit mõne ära, siis on väga lihtne minna küsima mingit abi näiteks või mina sain selle nagu mõtte ühest raamatust. Ma loen päris palju ja ma soovitan teil ka lugeda, kui on vähegi viitsimust, aga kui ma nüüd eksis, see raamatu nimi oli Let My People Go Surfing, mis on selline riidebränd nagu Patagonia, hästi kallis bränd, selle tegevjuht siis kirjutas ja tema tegi enda ettevõttes sükse, ma loodan, et ma nüüd raamatuid sassi ajad, see oli seal. Tema tegi ka enda ettevõttes nii, et kutsus kõik nagu inimesed kokku, mingisugune telliti õlled ja pitsad ja siis ta küsis kõikide käest nende unistusi, et kes mida nagu väga teha tahab. Ja seal oligi erinevaid, et ma ei tea, kes tahtis kuhugi reisida ja kes tahtis nagu eralennukiga lennata elus korra ja sellised asjad. Ja kõik rääkisid oma need unistused ära ja need teised inimesed kuulsid esimest korda, et mis su kõrval see inimene, kes istub, on, et mida tegelikult teha tahab, millest ta unistab. Ja keegi tundis alati kuskil kedagi, kes magas mingi piloodiga või ühesõnaga, nagu kõik need inimesed said oma unistused tehtud. Oma selles samas väikses grupis lihtsalt oli vaja teha nagu suu lahti ja välja öelda. Et ei pea minema alati kuhugi nagu hästi kaugele, ma ei tea, mida tegema, et inimesed istuvad sinu enda kõrval, kes juba täna investeerib või kes oskab mingit nõu anda või kes, ma ei tea, tegeleb üürikorteriga või kes mingite aktsiatega, et ma julgustan lihtsalt hästi palju nagu küsima ja rääkima, et mina enda blogis näitan ka alati või pigem küll Instagramis, sest seal on kiirem, näitan ära oma mingisugused ostud või rahapaigutused, et kui ma investeerin, et kas ma ostsin mõnda aktsiat või mõnda mingit startupi või midagi nagu rahaga tegin, siis ma näitan seda alati. Ja minu meelest on see okei, et ma ei saa aru sellest, mõned inimesed, kes nagu hiljem näitavad või ütlevad, et miks nagu varjata seda, et mis aktsiaid ma näiteks ostan. Et nad ei saa otsa, sulle jätkub ka, sina võid ka osta, et nagu, ma ei osta neid üksi kõiki ära.
et see on selline natuke mõttemuster, mida ma ka püüan murda, et selline eestlaslik, et ma ei ütle sulle, kus ma seenel käin. Miks? Mis su viga on? Seeni, ma vaatasin RMK lehel, iga aasta jääb marju ja seeni metsadesse mitusada tonni. Kas sul on raske öelda, kus sa seenel käid? Ma lähen võtan sealt ühe kuradi ämbritäia, mis, ma ei tea, see ajab hullult närvi. Et ei ole nii, et keegi ostab sulle aktsiad eest ära või korjab seened eest ära, et come on, siis sa kõnnid 100 meetrit edasi ja võtad järgmised seened, et mida, mis teil, mitte teil, aga mis teil viga, mis meil viga on? Miks me ei räägi sellistest asjadest? Minu blogis näeb seda kõike, palju mul raha on, näeb sendi pealt, mis aktsiaid ma ostan või mis korteri ma ostan, kõike näeb. Ja mul on hea meel, kui te vaatate ja keegi järgi teeb seda, sest et kõik ei hakka seda tegema. Ma tean, et ei hakka. Mul ei ole mingit muret, et aktsiad saavad otsa börsilt või mingi, mis rumal jutt, isegi minu kohta rumal jutt. Kui oletame, et igast seltskonnast, siit täna hakkab, ma ei tea, kui hakkab 3 või 5 inimest oma rahadega tegelema, ükskõik kas minu tõttu või eelmiste inimeste tõttu, see on väga hea tulemus. See on selline klaasi peale vaikselt niimoodi haamriga koputamine, et kuidas sa näed, et see klaas läheb ämblik niimoodi, et siis sellest 3 inimest räägib jälle kellelegi edasi, et siis me saame lõpuks kõik need rahaasjad kätte võtta. Ja siin ma käisin suve alguses TalTechis rääkimas ja seal siis see annab aimu võib-olla TalTechi sellest tasemest ka, aga seal üks inimene küsis, et mis nüüd saab siis, et kui me teeme kõik nagu sina, et tuleme töölt ära ja investeerime ja et oleme siuksed bojaarid on, et kes siis töö ära teeb? What? Kes siis töö ära? Ma teen ka tööd. Lihtsalt ma teen seda tööd, mida ma valin, mida ma tahan, milles ma olen väga hea, sellepärast, et ma ei pea raha pärast seda tegema. Et ma ei tea, kas ma TalTechi enam üldse minna julgeks, aga kui nüüd oletame siis isegi niimoodi, et kõik tulevad töölt ära ja investeerivad ja kõigil on rahadega hästi, siis neil hakkab ikkagi igav. Ja kui sa vaatad mingit seltskonda, ma ei tea, ühes firmas näiteks, väga palju oleks inimesi, kes tahaks üksteise tööd teha või keda tõstaks ümber, aga nad lihtsalt on pimestatud, sest nad peavad saama oma palga ja lihtsalt nad on harjunud midagi tegema. Et mina olen selles mõttes ametlikult, ma olen töötu, ma olengi täiskohaga elu hammasrataste vahel, aga päris okei on olla, päris mõnus, et täna on 5., 6., 4., 5. No 5. Okei, täna on 5. Et mina ei ole see kuu jõudnud veel tööle hakata. Et mul on olnud muid tegemisi, et ma olen maganud ja rohkem võib-olla puhanud. Aga ma olen see kuu teeninud mingi natuke üle 1500 euro. Et ma tean, ma kõlan praegu mingi Amway, et mul on siin teile ka üks topsik, et mine müü seda sõpradele või hambapasta, aga see pole üldse nii. Et see on tulnud kõik investeerimistulu, et minu raha on juba töötanud oktoobris 5 päeva, mina olen töötanud 0 päeva. Et mulle see täitsa sobib. Ja kui ma nii mõtlen, et kui ma käisin tööl ja sain 1000 eurot palka ja nüüd ma ei käi tööl ja olen saanud juba praeguseks 1500, siis minu loogika ütleb, et pole mõtet tööl käia. Ma ei tea, kas ma eksin, aga ma ei ole unistuste töötaja, te olete sellest juba aru saanud, et mitu korda koondatud ja tööd teha ei taha ja kindlasti on minusugused veel, lihtsalt mina julgen seda välja öelda, et mulle ei meeldi tööd teha. Ja mul on ka selles mõttes olnud tegelikult raske, et seda tihti küsitakse, ma näen, te siin küsida ei julge ja ei viitsi, aga küsitakse küll, et mis ma tööks olen teinud ja nii edasi. Ma olen teinud oma elus väga palju, väga mõttetuid ja erinevaid asju. Ja juba selles mõttes koolist peale, kui ma vaatasin oma sõpru ja kõigil oli nii selge siht silmes, et tõesti, et kes tahab saada, ma ei tea, mingiks traktorijuhiks, kes tahab saada uroloogiks, kõikidel oli kuidagi nii tugev selline soov või teadmine ja mul polnud õrna aimugi. Et ma olin seal lihtsalt nii, et kuidas te teate seda? Ma ei tea üldse, mida ma tahan teha. Ja ma ei teadnudki ja kui sa ei tea, mida teha, siis sa lõpetad kooli ära ja siis sa lähed õppima. Ülikooli, et saada kraadi, siis sa lähed, kui sa ei tea, mida teha, siis sa lähed õppima kas turundust, juurat, inglise filoloogiat või veel mingit sellist mõttetut pehmet plöga, et sa käid ka ülikoolis ja saad kraadi, et mina olengi üks selle pehme plöga õppijatest põhimõtteliselt.
aga täna ma olen selle asja suutnud enda jaoks nagu üsna selliseks endale kasulikuks mõelda või teistpidi, mul on hästi palju kogemusi. Ma olen töötanud väga paljudes erinevates kohtades, mul on väga palju tutvusi, et kui mul on kuskil abi vaja, siis ma alati tunnen kuskil kedagi, kust ma saan abi või kellelgi küsida nõu või kellegi midagi koos teha. Et täna ma saan aru ja ma olen õnnelik, et ma ei ole terve elu olnud ainult mingi hambaarst, et ma lihtsalt vaatan inimeste hambaid, nagu, et ma olen saanud teha väga palju erinevaid asju. Aga tulles tagasi nagu raha juurde, siis on ju need küsimused, et kuidas saada rikkaks ja nii edasi, et ma pean rääkima sihukest asjast natuke nagu säästmine, et see on kole sõna ja vastik, aga täna seda juba tohib kasutada, sest Tanel Padar on öelnud, et tuleb säästa. Ja kui Tanel Padar ütleb, siis mina võin seda ammugi öelda, sest Tanel on nagu hot, on ju. Et järelikult säästmine on okei, on kasutada sihukest sõna, et Padar kasutab. Aga see ei ole nüüd nii hull, et jah, mina säästan palju, eriti nagu algusest, ma tahtsin nagu hästi ruttu minema saada nagu liikvele. Ja seda säästmist jah, tuleb nagu praktiseerida, aga ega ma ka nüüd nii halba elu ei ela, et just oligi, ma arvan, siin eelmine reede või neljapäev, ma ikkagi luban endale head elu, ma tegingi mereande kodus, kalapulki. Ja ma ei ütleks, et ma lõikan endal nagu kõik mingid mõnud elus ära, et ma ikkagi naudin kõike, mis kaasneb sellise hea eluga, mulle meeldib hea elu. Lihtsalt algust võib võib-olla natuke lõivu maksta, et mida elu edasi, seda lihtsamaks see säästmine ka läheb, et seda ei tohi lihtsalt, nagu ma enne ütlesin ka, et teha nendest kohtadest, mis sulle nagu väga meeldib, et see on selline et mitte nagu kõike raha ära kulutada. Mulle meeldivad näiteks head autod, ilusad autod, kiired autod. Ja mul ei ole neid raha osta, aga on ka teisi võimalusi, et kunagi oli mul eesmärk saada endale Porsche. Ja siis ma mõtlesin, et see sama Porsche, see maksab üle 100 000 ja mõtlesin, et ma pean nii kaua koguma selle jaoks, et kuidas ma selle Porsche saan. Ja ega ei viitsinudki koguda, täna mul on see raha olemas, ma võiks mitu Porschet osta, aga ma kirjutasin sellele Porsche müüjale lihtsalt kirja, et kuule, et mulle see auto väga meeldib ja ma tahan proovida, et andke. Ja nad andsid. Ja mina lahendasin selle mure, et ma ei pidanud seda endale ostma ja siis veenduma, et kas see mulle meeldib või mitte, vaid ma läksin seda mitmeks päevaks proovima ja loomulikult nii kui öeldi, et nad annavad, siis ma kirjutasin ka väikses kirjas, et aga te ju panete paagi ka täiseks, et mul ei ole raha sinna kulutada selle bensiini peale ja pandi paak ka täis. Porschega sõitmine on väga kallis hobi, et esiteks auto on kallis, need pildid maksavad, mida te siin näete. Ma sõitsin selle autoga paar päeva ja kui ma selle tagasi viisin siis sinna keskusesse, siis olidki mingid tüdrukud niimoodi seal oma leti taga, ja vaatasid ka niimoodi kelmikalt naeratas, et poleks pidanud tagasi kiirustama, ja ma olin, et mis mõttes, et ma lubasin tulla täna kell 3, et kõik on hästi, ja siis lükati need 4 ümbriku, kus on juba need otsused, need tulevad hästi kähku nendest putkadest, et siis ma saan aru, mis nad mõtlesid, et poleks pidanud tagasi kiirustama. Et see Porschega sõitmine on ülikallis ja ma olen selle oma selles mõttes eesmärkest maha tõmmanud, et ma ei taha seda, ta maksab nii rämedalt palju ja see kõik läheb nagu väga kalliks. Aga mu see point öelda, mis ma nagu öelda tahan, on see, et sa ei peagi endale kõike ostma. Asju saab nagu proovida või ma ütlengi, et küsid kellegi käest või keegi kuskil teab kedagi, et see on see sama mõte, et sa ei pea kõike omama. See võib-olla suhestub nagu noorema generatsiooniga rohkem, et me oleme sellised jagajad ja vaata, et kasutame, aga nagu omada ei taha. Et selle Porschega on siis nagu täpselt siuke samasugune lugu, et oli küll mõnus sõita, aga omada nagu eriti ei tahaks. Miks ma seda kõike teen või mis siis need minu nagu eesmärgid ja raha on, et ma tahan olla ka kunagi siuke vana, rikas, rahulolev peer, et veeta oma aega heas seltskonnas ja hästi süüa ja reisida ja eks mul on ka ju siuksed eesmärgid ja nagu motivatsioon, et miks ma teen. Ma vahepeal mainin raamatuid, ma ei tea, kas te loete või kas kedagi huvitab, aga üks raamat, mida ma tavaliselt selle eelmise Porsche juures räägin või mainin, on autor nimega Nathan Latka, üks USA kutt, kes kirjutas raamatu How to be a capitalist without any capital. Ehk see, et kuidas olla kapitalist, kui sul pole plekki põhimõtteliselt.
ja temal oligi seal raamatus selline email nagu lihtsalt selline vorm, mida ta oli saatnud ka mingitele hotellidele, lennufirmadele ja küsinud endale lihtsalt tasuta nänni ja talle anti. Ja ma võtsin selle sama, suhteliselt copy-paste, panin eesti keelde, saatsin Silver autosse, küsisin endale mitu Mersut, millega ma olen kõigi sõitnud, ma küsin endale sellega Porsche. Et need asjad on nagu väga lihtsad, see raamat andis ka mõne nagu päris hea tööriista. Aga selle nagu finantsgraafiku juures, mida te praegu näete siin, ma mainin tavaliselt sellist raamatut, et oma eesmärke panna, siis tuleks alustada kõigepealt selle nagu motivatsiooni leidmise või sellega, et miks sa hakkad midagi tegema. Et kui sa hakkad näiteks investeerima, siis miks? Ja on päris hea ka jälle nagu väljamaine vend on Simon Sinek, kes kirjutas raamatu Start with Why, alusta miksiga või ma ei tea, kas see eesti keeles on, kuidas ta tõlgitud on. Aga see on küll natuke ettevõtlusraamat, et miks sa hakkad nagu mingit äri tegema, et kas sa päriselt, kas su äri on vitamiin või ravim on ju, et vitamiin on siuke, tore, et ta on, ravim on midagi, mida on vaja. Aga see Start with Why kehtib jumala vabalt ka näiteks rahaasjades või investeerimises või isegi kas või trenni minemises, et sa ei pea minema 1. jaanuari trenni. Sa võid minna homme ka, see on päriselt lubatud, sa võid homme alustada trenniga, te ei pea ootama jaanuari. Ja väga paljud, kes lähevadki, hakkavadki jaanuaris käivadki, esimesed 2 nädalat käivad ikka päevas 3 korda trennis ja nii edasi, et veebruaris natuke vähem juba, märtsis neid enam näha pole. Rahadega on sama lugu, et tihtipeale hakatakse nagu suure uraaga pihta ja tehakse asjad kõik endale nii raskeks ja keeruliseks, et need ei jää püsima. Ja tihti on inimestel puudu see why, et miks sa teed seda? Et minul oli näiteks väga selge, et okei, üks asi on see, et mult võeti töö ära ilma mulle ütlemata, mis minu meelest on suhteliselt ebaviisakas. Koondamisest mina võiks ju kõige enne teada saada või ma võiks osaleda selles paneeldiskussioonis, et kas mind koondada kõigepealt, mitte nii, et mulle öeldakse seda viimasena. Aga minu see why on see, et mulle meeldib reisida ja reisimiseks on vaja raha ja aega. Et ma arvan, viimase 2 aasta jooksul ma usun, et ma olen käinud umbes mingil 40 reisil. Töötuna ja selle elustiiliga, mis ma nagu elan, et see on päris okei nagu. Et jah, kõik need 40 reisi ei ole olnud 6 aega Tais, aga vahel on väga okei minna ka 4 päevast, ma ei tea, esmaspäevani Prahasse või Budapesti või ma ei tea, Varssavisse kasvõi, et on erinevaid reise ja väga kihvt on, et minu see why on mul paigas ja mul on hästi lihtne tegutseda. Mul on, tõesti, kuna ma ei oska matemaatikat, siis ka kõik minu Excelid, mul ongi üks tabel, mis on hästi väike, kus on lihtsalt palju tuli raha sisse, palju läks ära ja palju mu asjad väärt on. Kogu lugu. Kõik ei ole Excelit, mis avaneb 28 minutit, et sealt tuleb mingi loom välja lihtsalt, et kuidas te nagu suudate seda teha, ma ei saa aru sellest. Minu sõnum on see, et ärge tehke asju enda raskeks ja ebameeldjaks, et selline, ma pärast näitan, kuidas mina oma nagu raha juhin, aga ma ei tee nii, et iga mingisugune kuu lõpp ma kuskilt otsin tšekke ja triigin neid ja siis panen absoluutselt kõik kulud igat pidi kirja ja saen neid sente, et see on täiesti mõttetu, et ma lihtsalt pigem magan ja püüan nagu asju lihtsalt teha. Need on need minu nagu eesmärgid, jah, need on küll eelmise aasta omad, aga puhtalt sellepärast, et sellel aastal on mul ainult üks eesmärk, see on 500 000 ja seda oleks igav näidata. Siis ma näitan seda pikemalt, et eesmärke ma soovitan alati nagu kirjutada või oma mõne sõbraga arutada, siis sul jääb selline nagu ora ka tagumikku, et kuna mul on blogi ja ma kirjutan neid seal välja, siis mul on nagu 40 000 ora tagumikus, mis on üsna ebamugav tunne. Mõned muigavad selle peale, et ma ei tea, kas teil on midagi, mida tahate jagada muga pärast. Aga mina panen neid eesmärke kirja, suuremaid ja vahel neid vaatan ja nad jäävad ka tegelikult kuklasse, et sa isegi ei pea vaatama, et see on sama efekt nagu koolis, et kui sa kunagi spikrit kirjutasid, siis sa tegid töö suhteliselt hästi ära, sest kirjutas jäi juba nii palju meelde, et see tegelikult oli päris tänuväärne tegevus. Ja eesmärkidega on sama, et siin eelmine aasta ma tegingi neid eesmärke niimoodi otsast peale, see graafik näitab ka võib-olla minu sellist teravust natuke, et esimene eesmärk väga lihtne, kõigile soovitan, super, kõik saavad hakkama sellega, et sul on vaja lihtsalt pastakat ja paberit, et väga lihtne on see eesmärk ära teha. Aga teine eesmärk, ma nagu selle peale ei mõelnud, et see esimesega ma saan seda oksa, mida mul on seal teise eesmärgi jaoks vaja, et suhteliselt palju lihtsamaks palgaga 10 tonni iga kuu teenida, palga abiga,
et noh, näed, nii palju mul ikkagi ei ole antud. Et ma tulingi eelmise aasta mais töölt ära ja vaatasin, et jess, esimene eesmärk maas, okei, vaatame, mis teine eesmärk on, no perse. Noh, nüüd tuleb midagi välja mõtlema hakata ja mul ei olnud nagu aimu, mida ma täpselt tegema pean, et see eesmärk ära teha. Aga ma võin öelda, et aasta lõpuks mul oli teenitud umbes natuke üle 120 000 euro, ehk siis ma olin teinud ära iga kuu 10 000 eurot. Aasta algus mul ei olnud sellest aimu, kuidas ma seda teen. Kui sa paned eesmärgi kirja, sa hakkad nägema võimalusi. Noh, ausalt, sa saad kellegi tuttavaks, sa hakkad juba otsima võimalusi, kuidas tal nahku üle kõrva tõmmata või noh, kuidagi nagu sa hakkad nägema mingeid võimalusi. Keegi midagi kuskil otsib, keegi midagi vajab kuskil või on kellegi mõni mõte, sa saad sellega kaasa minna. Sa hakkad päriselt märkama, et lihtsalt mingi öelda, et sul on unistus, sellest on vähe tolku nagu, et ta peab olema ikkagi nagu eesmärgiks voolitud natuke. Tere tulemast minu rahakotti. See on selles mõttes alati nagu huvitav inimestel vaadata, et mina näitangi kõiki oma rahasid absoluutselt blogis ausalt ja mis mul on ja mida mul ei ole. Et kui ma 2015 alustasin, siis mu keskmine kuu sissetulek, ma ütlesin, palk oli mul tonn, siis ma vahel sain mingeid preemiaid, vahel viisin lihtsalt kontorist mingeid asju ära, mida sai maha müüa. Ja vahepeal tegin mingeid lisatöid, käisingi nädalavahetusel mingis külmlaos, öösiti lugesin ube ja ma ei tea mustikaid üle kuskil ja tegelesin lihtsalt mingi juraga. Et saada raha, et panna nagu asjad kiiremini veerema. Ja see töötas ja ma ütlen, et mida rohkem sa teenid, seda lihtsam on sul nagu raha kõrvale panna investeerida, et see niimoodi nagu kasvab, et kui eelmine aasta oli siin keskmine kuu sissetulek ligi 14 000, siis tänan küsimast, sellega saab hakkama suht okeilt, et ei ole nagu, ei pea kuu lõpus vangerdama ja rahadega nagu kabetama, et kuidas veel mingid asjad ära maksta. See võib-olla viga, mida ka tihti tehakse, ongi see, et kui sa saad nagu näiteks, ma ei tea, palka juurde või mõne lisatöö, et siis sa tõstad kohe oma kulud ka järgi, nagu normaalne eestlane ikka on, et sa vaatad muidugi, mis on naabril, et temast paremaid asju osta, aga kohe tõstad oma liisingud kõrgemaks, kohe ikkagi tõstad oma kulud, sest nüüd ju tuleb normaalselt sisse, et nüüd võib hakata head elu lubama. Et sellega peaks natuke ootama, et seda head elu lubama võib-olla kohe ei peaks, et natukene nagu kannatust. Mina olen ka kunagi teeninud nagu päris hästi näiteks, aga siis ma ei osanud investeerida, ma ei osanud säästa, et mul on sellest väga kahju, et kui ma olin ikkagi nagu selline päris nagu, ma olin noorem kõvasti, mitte väike poiss, aga ma olin ikkagi noorem, siis üks näide oli, kus ma leidsin turu pealt siukse võimaluse, et teenisin oma esimese nagu suure raha. Oli nii, et ühe mobiilsideoperaatoril oli nagu pakkumine, et kui sa võtad, sa oled tema nagu see, ma ei tea, klient on, et kui sa võtad kõne vastu, siis kõne eest makstakse mingisugune 5 senti nagu raha sulle. Ja siis ma vaatasin neid teisi operaatorid ja leidsin ühe, kus välja helistamine oli 2 senti. Kas ma pean ütlema, et see nagu on teenimiskoht või te saate aru? Vist vaatan osasid nägusid ja siin on, ma ei tea, kas pikk päev või mis teil on, aga ühesõnaga seal oli see teenimiskoht ja loomulikult siis ma võtsin sealt neid lepinguid ja ostsin endale Okidokist 40 Nokiat vana, mille aku peab ju mingi umbes jaanipäevast jõuludeni ja siis ma panin need 40 telefoni üksteisele helistama. Et ma maksin neid väikseid arveid ja siis võtsin seda suurt raha nagu vastatud kõnede eest. Ja mul oligi, toas nurgas oli selline suur, nagu pikendusjuhtme moodi, kus on hästi palju neid põrsaninasid, et kõik telefonid olid kogu aeg laadjas, lihtsalt kütsid üksteisele helistada. Ja see vahepeal sealt tuli mingit aisu ja seal piiksus ja mingi tossu, see on, ma ei ole käinud muidugi pärast mingis kontrollis, et kas see on mulle jätnud ka mingisuguse taastumatu füüsilise jälje minusse või vaimse, vaimse võib-olla küll, aga ma lasin seda ikka paar kuud ja sellest ma sain siis seda raha ja krediiti, et võtta siis sealt telefonioperaatorilt, ma tõin sealt välja iPad ja kõik iPhone, kõik müüsin maha absoluutselt 5-kohalise summa eest, ikka nagu päris korralik raha. Aga siis ma ei osanud säästa, ei osanud investeerida ja ma lihtsalt nagu kulutasin selle ära, et paar kuud see pidu kestis ja siis üks päev tuligi kõne mulle ühe operaatori juurest, et kutt, et millega tegeled? Ja siis ma olin, et mis mõttes? Vaatame siin seda teie kodumasti, et päris nagu selline järsk andmine käib, et mis sul seal nagu on.
ja noh, reaalselt siis tõmmatigi see kampaania maha. Et ma tean paar inimest, kelle ma veel ütlesin, noh, lüpsid sealt ka välja mingid mõned telefonid, aga noh, lihtsalt jälle üks selline vihje teile, et on võimalik nagu ka siukseid nagu võib-olla teenimisvõimalusi kasutada, aga see selleks. Nüüd see säästmine, millest Tanel Padar räägib, et see on jälle minu rahakott. Kui ma alustasin, siis ma suutsin panna 30% oma nagu rahast kõrvale, et tonni sain, või natuke üle, siis mingi 300 suutsin sellest kõrvale jätta. See ei ole suur summa, aga see 3 sotti, isegi kui see on 30, see on nagu selline vaimne muudatus, on lihtsalt nagu hindamatu. Et see, et ma seda tegema hakkasin, täna kui ma teenin 10 000, siis ma panen sellest kõrvale ikka 8000, kui mul on vähegi võimalik nagu. Et ärge võtke neid kulusid sinna kohe ärge, et vaata, eelmise aastal umbes 7%. See muutub järjest lihtsamaks, sellepärast, et kui sul sissetulek kasvab, siis järjest lihtsam on panna ka nagu rohkem kõrvale, et ärge võtke kohe seda uut liisingut endale. Mõned aastad niimoodi vastu pidada, kui te ei säästa või nagu ei lõika sealt, mis teile väga meeldib, siis elu on jumala hea. Sa elad oma elu edasi, käid tööl, paned nagu ise aktiivselt raha sisse kogu aeg sinna ja see sul kogu aeg koguneb, et see ei ole nagu mitte midagi rasket ja seda lihtsalt ei tohi endale teha ebameeldivaks. Ja kui hea tunne see on, et sa ei pea tulema töölt ära, kui sul on näiteks mingisugune raha kogunenud, sa võid lihtsalt mõnikord, ma ei tea, sisse magada, sa võid mõnikord pikema puhkuse võtta, sa võid vahetada töökohta ilma, et sa peaks nagu paaniliselt minema homme nagu järgmise ülemuse juurde, et see annab lihtsalt sellist nagu vabadust sulle, et natukene rahulikumalt hingata. Minul täna on nagu elu hea, et ma olen töötu ja ka samas mul on umbes, ma ei tea, üle 400 000 natuke on nagu erinevat raha või varandust või sellist, et mul ei ole kunagi olnud nii palju varandust. Samas mul ei ole olnud kunagi nii vähe raha. Et mul reaalselt, kuna täna ma käisin, ostsin ühte üürikorterisse pliidi, siis mul jäi kontole 45 senti. Aga ma näitan pärast, kuidas ma selle olukorra ära lahendan. Et ei ole hullu, see 45 sendiga peab tegelikult mõnda aega vastu, sest et ma tulin see ikkagi tühja kilekotiga ja ma eeldan, et minu lõunat te ju ei söönud ära. Et ma saan, või kui keegi sõis, näidake mulle, kes see oli. Et ei ole hullu, mul on nagu, ikkagi mul on väga hea tunne, et konto ei ole paks, aga mul on korterid, mul on aktsiad, mul on võlakirjad, mul on laenud, mul on, ma ei tea, mis mul veel on, blogis ma alati näitan, mis mul on nagu päris palju asju, et saab hakkama. See on see raha, mille nimel ma tööd ei tee. Ehk siis, mis ma teile rääkisin, ma ei ole oktoobris jõudnud veel nagu mitte midagi tegema hakata ja ometi ma olen juba teeninud. Et esimesel aastal oli see kõva 11 eurot, terve aasta peale, ei ole palju, aga sellest ma sain ühe H&M-i T-särgi. Et tasuta T-särk, pani juba nagu niimoodi liigutama ja nagu motiveeris, et eelmine aasta oli see kokku siis umbes 26 000 terve aasta peale, et kui sa selle ära jagad, siis iga kuu peale siis on selline päris okei raha, ma arvan, see võib olla ilmselt mingi Rapla aasta eelarve äkki või midagi sinna kanti. Et see on täitsa okei summa ja ma räägin, kui mina seda suudan, vaata mind, et palun jätta mind meelde, et siis sina suudad ka. Siin on natukene nüüd sellised, ma annan vahel mingeid tööriistu, viskan ka vahele, et kuidas nagu säästa ja mida teha, et see absoluutselt seda peaks kõik teadma, et sa säästad rohkem, kui sa jooksed taksole järgi, kui sa bussile järgi jooksed, et sul lihtsalt on endal nagu palju parem tunne, sa tunned, kuidas sul on raha on jäänud taskusse palju rohkem. Et tuleb vahepeal endal sellised nagu mitte mindfuck, vaid sükest nagu, selliseid vaimseid trikke nagu endaga teha. Nüüd hästi oluline tööriist on tegelikult järgmine pilt, mida ma näitan. See on üks mu selline, see ongi minu selline finantsvundament või ma natuke juhatan sisse seda, et see on minu see, kuidas ma oma rahasid siis nagu juhin ja kuidas ma saan hakkama ja miks ma ei muretse, et mul on 45 senti praegu kontol, reaalselt 45 senti. Ja see finantsgraafik või tööriist näeb välja selline. Ma kohe nüüd hakkan selgitama. Kui minul tuleb kuu alguses raha sisse, palka mul ei ole, aga mul tuleb igalt poolt mujalt, siis ma olen jaganud oma rahakoti nagu hästi lihtsalt või oma rahaasjad teinud hästi lihtsaks.
kõige esimene ja ebameeldivam koht on rebase perse, seal on kõik need arved ja need kohustuslikud asjad, mis sa pead ära maksma. Ilma endeta ei saa. Okei, mõnda aega tegelikult saab, nii et sa arveid ei maksa. Suvel isegi pikemalt, kui sa näiteks üüri ei maksa, suvel on täitsa okei. Aga külmade ilmadega on raskem. Ja kui raha tuleb sisse, siis ma lihtsalt maksan kõik arved ära. Siis on nagu see ebameeldiv osa tehtud, siis saad sellest nagu persest üle, kui tohib neid sõnu kasutada. Ma ei tea, kes vastutab siin. Saad sellest persest üle. Siis minul on kindel summa, mida ma iga nädal endale luban. Iga nädal. Mul ei ole vahet nagu selles mõttes, kas on kuu lõpp või on kuu algus, et kui mul täna on 45 senti kontol, siis ma tean, et paari päeva pärast mulle tuleb sinna juurde, sest ma ise panen. Saad aru, ma ise endale annan taskuraha või ma ei tea, maksan palka või võta seda, kuidas tahad. Et see on mul iga nädal üks kindel summa. Praegu on see, vist oli, ma ei tea, 200 äkki või. 200 euro eest elab nädala ära nagu väga hästi, väga okeilt. Et okei, selle pliidi, ma tegelikult katan kuskilt mujalt, et see ma ei peaks seda enda nädalrahast ostma, vaid see on nagu üürikasse investeeringuraha. Aga mul on iga nädal automaatne ülekanne tuleb ühelt minu kontolt teisele, kus mul on siis nagu see nädalraha. Süsteem töötab ideaalselt. Ma ei pea mingeid rahapäevikuid, kus mul on Excelis kirjas, absoluutselt, et need 37 senti ostsin Orbiti, siis ma maksin veel natuke kuskil tankisin, ma ostsin bussipileti ja see läheb siia transpordikategooriasse, Orbit läheb meelelahutuse alla. Mingisugune, miks seda teha? Miks te nagu tekitate siukest sendistressi endale, et nagu võta lihtsalt mingi summa, sai otsa, selge, see oligi see summa, mis oli kulutamiseks kogu lugu. See töötab päriselt ja mul läheb nii vähe aega enda raha asjadega nagu tegelemise peale, et ma pigem nagu magangi või teen midagi muud, et ma ei mäleta, kus mu telefonis nagu äratuskella äpp on, sest ma ei pea üles ärkama, et hakata millegagi tegelema, kui ma ei taha. Ma lihtsalt võin nagu ise enda päeva juhtida, et on päriselt maailmas nagu riike, kus on palgapäev on kas kord nädalas või üle 2 nädala, mis on jumala ideaalne süsteem. Nii nagu võiks olla mingisugused börsiettevõtted, kes maksavad dividendi, näiteks Arko Vara on, et iga kvartal, mitte nii, et sa saad korda aastas, mida on ju nii vastik kaua oodata. Ja selle palgaga on samamoodi, et kui sa, oletame, et on kuu algus ja tuleb tõesti nii hea pidu, et sa paned kogu palga huugama, mis ei ole Eestis ju raske ka, et kui siin keskmine palk on 460 eurot, on, et siis sellega teha üks hea pidu, on, siis on kõik korras ja nüüd sa pead ootama 29 päeva või 30 päeva, kui sa saad uue palga. Et päris korralik nagu kabetamine, kuidas üle elada. Kui saad iga nädal palka ja sul juhtub nagu see väga hea pidu nädala algus, siis sul jääb üle ainult 6 päeva, kus sa pead kannatama. Ja 6 sõpra sa ju ikka leiad, kelle juures, kutsudki ennast õhtu külla, ütled ajame juttu ja ma ei tea, võib-olla viitsi mingi võiku teha ka, et äkki pakud mingi teed või midagi, et see 6 päeva sa elad üle ju. Ma ei saa aru, miks ei võiks nagu niimoodi teha, et mul on 7 pangakontot. Neid on teha tasuta, neid on hoida tasuta. Mul on nendel kõikidel nimed, kas seal on mingi eesmärk, miks mul see konto on. Ja mul ongi see üks konto, kus on siis selline iga nädalane nagu palgakonto, et mul tulebki sinna, iga kuu ma panen ära 800 eurot, 200 sinna nädalrahaks ja siis niimoodi 200 võtan juurde 4 nädala nagu jooksul. Ja mul on iga nädal palgapäev, mul on jumala hea olla, et võib-olla selline mudel nagu aitab mõnel inimesel palju lihtsamaks asjad teha, et sa tegeled oma rahaga minimaalselt ja pigem siis, ma ei tea, käidki tööl või tegeled hobidega või mis iganes, et mina veedan oma nagu rahakotis väga vähe aega, ilmselt kõige vähem, arvestades kõiki erinevaid rahakurusid ja koolitajaid ja ma ei tea kõike, kes siin ringi liiguvad, et üli vähe, sest mulle ei meeldi seda teha. Ja see töötab väga hästi. Ja nüüd kõik see ülejäänud raha, see on nüüd siis see rebase pea, see on need investeeringud, mis läheb siis kõik kuhugi tööle ja uut raha tegema. Ja see mudel töötab, siin ei ole nagu mitte midagi keerulist, et ma nagu julgen soovitada, minu peal testitud ja lendab. See võiks teile nagu meelde jääda, et kuidas oma raha juhtida, et see on hästi lihtne on tegelikult seda teha ja see ei tohiks olla üldse ebameeldiv ja mina püüan oma asju teha väga palju automaatseks, et mul ongi näiteks, ma blogis ka kirjutasin, kui ma alustasin
ühe eksperimendiga või nii-öelda, et ma jätsin ära need väljas ostetavad kohvid, et iga kord sa maksad, ma ei tea, 3-4 eurot, kui sa ostad see kohvitopsi. Et sa arvad, et sa näed väga lahe välja, et sul on see kohvitops ja siis kaenlas on, ma ei tea, läpakas ja teises kaenlas on chihuahua ja sa ei ole lahe nagu, sa oled suvaline mingisugune Eesti tõhk. Et mina jätsin selle ära. Ja siis see oligi mingi üks päev või üks õhtu ma hakkasin minema jooksma ja ma mõtlesin, ma pole täna midagi teinud nagu enda heaks, et ma teen selle asja endale, et avasin ühes pangas kasvukonto. Ja jätsin selle kohvi ostmise ja joomise ära ja automaatselt läheb mul iga päev 3 eurot sinna kasvukontole. Siia tulles ma vaatasin, sest ma vaatan seda kontot alati enne, kui ma kellegi rääkima lähen või niimoodi kellegi ette ja mul on seal niimoodi märkamatult kogunenud 7 tonni. 7 tonni, mis ma oleks muidu nagu lihtsalt hammaste taha pannud nagu mingisuguse löga näol, et 5 tonni ma olen siin ise sisse pannud ja 2 tonni on tulnud nagu sellest kasvust nagu juurde selle kasvukonto all, et 3 eurot niimoodi kokku hoida iga päev, ma ei tea, toidupoes jätad midagi natuke võtmata või sa võid ju teiste pealt hoida, et annad, ma ei tea, lastele vähem taskuraha, aga sa ei pea enda pealt alati kokku hoidma. Lihtsalt see peab nagu sind positiivselt mõjutama, et sellega saab hakkama ja see 7 tonni, ega nüüd ei pea kõik seda hakkama hullult investeerima ja edasi, et sa võid ju selle kulutada enda heaks, millekski, mis sulle väga meeldib. Mulle kirjutaski Instagrami üks Pärnu üksikema. Minust on siiamaani üksikema, see jutt ei lähe sinna, kuhu te võib-olla arvate. Et mulle kirjutas üksikema ja ütles, et tead, et ma olen lugenud ja ma tegin ka siin mingisuguse säästukonto endale, hakkasin sinna lihtsalt märkamatult raha kandma. Ja nüüd sellest on nagu 6 kuud möödas ja mul on seal koos nii palju raha, et ma lähen oma tütrega elus esimest korda koos reisile. Super, anna minna nagu, ega sa ei peagi seda raha nüüd hakkama siin mingi hullult kuskil aktsiaturgudele viima, mingit jura tegema. Kui see sinu eesmärk või see motivatsioon on minna tütrega reisile, kui ma saaks, ma nagu plaksutaks, et ideaalne ju. Sa oled teinud mingi nii suure asja ära ja ma kujutan ette selle väikse pärija nägu seal reisi peal, et kui äge see neil oli ja ta oli ise ka nagu, ta kirjutab siiamaani mulle, et ma vahel mõtlen, et peaks võib-olla ära blokeerima, aga ma näen temast nagu rõõmu ja entusiasmi ja kui palju tal aitas selline üks nagu väike liigutus tegi tema elu nii palju paremaks. Et talle on nagu korda läinud see asi. Jah, mina olen juba täna, võin siin käia nagu eputada ja olla selline, pidada ennast edukaks ja vaadake mind, et muidugi, aga on olnud ka sellist väga nagu rasket aega, et ei saa öelda, et kõik on lihtsalt tulnud niimoodi tilu-lilu ja mingi tsiu-säuh, et on olnud nagu mõõnasid ja on olnud raske ja nii edasi, aga ma julgustaks küll alustama selles mõttes, et öeldakse, et alustada nii raske, ma ei tea kust ja mis ja mingi bla-bla. Alustada on just kõige lihtsam. Ja see on sellepärast on alustada kõige lihtsam, et tulemused tulevad alguses kõige kiiremini. Hiljem on juba nagu võib-olla nagu keerulisem timmida mingeid asju, et kui sa alustad, sa näed, kuidas raha hakkab kogunema, sa näed igat eurot. Spordiga on täpselt sama, et kui sa alustad, sa näed, sa lähed trenni, sul iga päev kaob mingi 10-15 kilo nagu, kui sa normaalselt trenni teed. Et see alguses on need tulemused tulevad nagu nii ruttu, et see alustamine on just kõige lihtsam ja kõige motiveerivam. Ja rahadega on täpselt samamoodi, sa näed alguse eriti, kuidas see koguneb, et ma ei taha uhkustada, aga lihtsalt kui, ma ei tea, 300 000 peal sa näed, et sul on nüüd 300 600, siis see ei ole nii motiveeriv kui see, et sul on näiteks 300 eurot ja sul järgmine kuu on 500. See on nagu, sa panid vähem raha juurde, aga sul see tundub nagu proportsionaalselt palju suurem. Et alustamine on kõige lihtsam. See lihtsalt nagu annab selle tõuke nii palju sisse, et hiljem läheb raskeks, ärge muretsege. Küll see raskus ka tuleb. Kes siin, ma ei tea, on alustanud või kes millega tegeleb, et kui sa oled isegi teinud endale kas või nagu säästukonto, mingisuguse, sa ei pea investeerima, sa ei pea ostma kuskil kokku mingeid optsioone ja futuure ja mingit värke, kui sa oled juba teinud säästukonto, sa oled juba see vend, kes võib minu asemel olla siin nagu ees rääkida. Sest sa oled üks nagu 100-st, igast 100-st on üks, kes ta teeb. Et ma ei saa aru, miks nagu rahaga ei alustata ja tehta, et sul on säästukonto, sa oled juba väärt olema siin nagu minu asemel ja teistele rääkima, kuidas asjad käivad. Et palun poistega lavale. Mina olen siin võib-olla, ma ei tea, milline siin
vaata, noh, trussikute järgi ma oleks see number 70 võib-olla, et need bumerangid seal teiste jalas, noh, ma ei tea. Ühesõnaga, see on väga suur samm, kui sa oled alustanud ja ma juba nagu kiidan sind ja ütlen, et kui tubli sa oled ja kui paljudest sa oled ees, mitte et see on võistlus, aga lihtsalt noh, kui paljudest sa oled juba nagu rohkem teinud. Et isegi kui sul lihtsalt on üks konto, kuhu sa kogud kas või raha lapsega reisima minemiseks või noh, oskad nagu oma eesmärke seada ja siis nende nimel koguda. Ma enne hoiatasin, et ma näitan ühte pilti või sellist nagu ka noh, süvaanalüüsi ühest finantsmaailma aspektist. Nüüd see finantsanalüüsi, see maailma aspekt tuleb, aga et ärge lõigake sealt ära neid kulusid, mis teile meeldivad, on ju, et ei tohi minna nagu lolliks. Ma lihtsalt ütlen ära, et kummagi pildi peal ei ole mina igaks juhuks, et kuna on olnud küsimusi, siis kummagi pildi peal ei ole mina. Aga ei tohi minna nagu hulluks, et sa hakkad tõesti selliseid vajadusi nii rämedalt piirama või siukseid enda hobisid või tegevusi, mis sulle väga meeldivad, et nende pealt nagu lõikama või piirama. Nii see asi kaua ei kesta, et siis sul kukubki see mudel kokku ja sa suudad teha endale see asja nii ebameeldivaks, et väga lihtne on seda hakata nagu vältima. Ja siis on kellad, siis on läinud ja siis pole nagu rohkem mitte midagi teha, et ärge nagu tehke, et mina ei hoia kokku reisimise pealt, mul on mingid hobid, mille pealt ma kokku ei hoia ja samas on mingid kohad, kus ma ei näe absoluutselt vajadust, et miks sinna kulutada ja need on need nagu nii-öelda siis need võlukohad või kohad, kust ei tohiks või kohad, kus sa säästad ja kus siis just tuleb see kõige suurem selline ma ei tea, gain või kuidas nagu tulemused. Miks edasi läheb? Nii. Nüüd te mõtlete siis on ju, et soovid ka ilusat elu ja küll ta ükskord tuleb või soovid nagu lotoga võita ja edasi, et ei tule. Ma selle ütlen teile kohe ära, et ega siin niisama, kui te soovite, ei juhtu nagu mitte tilligi. Kõige nimel nagu ikkagi tuleb hakata tööle ja just neid esimesi samme tegema, et kui mina suudan nagu seda üksi teha, siis te paistate siin nagu ka okeid inimesed ja ma ju näen, mõnel paistab isegi on see suurte poiste särk seljas nööpidega, et nagu ma usun, et te nagu saate sellega hakkama. Lihtsalt nagu mõelda selgeks oma see miks, et miks teha, miks ma tahan näiteks, et mul oleks raha või miks ma tahan investeerida, miks ma tahan, et mul raha töötaks. Sina ei jõua töötada kunagi nii palju, nagu sinu raha jõuab. Et mina on eriti hea näide, ma pole see, kui üldse jõudnud töötada, aga raha on juba mul nagu töötanud väga palju. Ma kõike seda absoluutselt näitan nagu oma blogis, kus mu raha töötab, mis ta teeb, palju mul seda on. See kõik info on nagu täiesti aus, et võite sealt ju vaadata ja nagu võrrelda. Ja siis ta ongi, et see teekond on jah selline, tuleb nagu pingutada ja vaeva näha ja eks ta on vahel kurnav ja nii edasi, aga ta on seda väärt. Et elu on nii palju minul nagu küll paremaks läinud ja saan mina oma selle 10-2-ga arvutatud ja rahadega hakkama, siis ei ole teil ka vast midagi, et ma saan küll aru, et olete Raplas, aga kõik on võimalik. Et igast august on ennast võimalik välja kaevata ja ma usun, et kui siit nagu täna mõni asi teile meelde täis, see ongi see alustamine ja see, et ärge tehke nagu asju liiga keeruliseks, et ei ole mõtet nagu üle timmida mingeid asju, et kõik on tegelikult palju lihtsam. Ja minu poolt ongi nii, et kui keegi tahab näiteks midagi küsida, tahab kommenteerida, siis on veel nagu võimalus, et andke kuuma. Küsige, millal te ennem Tuvi käest olete saanud midagi küsida? Härra Tuvike, kas teile on tulnud ka petukõnesi? Siin eelnevalt oli see teema. Ma kuulsin jah, kui ma sisse astusin, siis Kadri ütles ka mulle, et keegi eelmine vend rääkis, et nii kui teile venelane helistab, siis pange kohe toru ära. et nagu
minu meelest kõlab nagu super rassistlikult, aga ega mina ei tea, mis teil siin Raplas toimub, et noh, minule niimoodi helistatud ei ole. aga ma võin seda küll öelda, et ma olen nagu teistpidi saanud küll mõne niisuguse finantsilise nii-öelda nagu munapiiksu, et ma vahel räägin nagu oma kaotustest ja ühes sellises nagu portaalis või investeerimisvõimalusel, et ma saingi nagu 4000 euroga vastu nagu pükse ja iga kord, kui ma seda ütlen või räägin, siis mulle öeldakse ka, et näed, ma ju ütlesin, kurat, see investeerimine on ohtlik ja miks sa jamad sellega, et nüüd sa oled ilma sellest 4000-st, on ju. Ja jah, ma olen sellest ilma, nõus, aga mul on 400 000 on alles, et minu meelest on see okei hind, mida maksta, et kui mul sealt nagu 4000 läheb kuhugi ära, et see on loogiline, et sa vahel kaotad, et see on okei. Lihtsalt üks mõte, nüüd natuke see vastus läheb, mul lähebki jutt alati tegelikult nagu päris hulluks, aga veel üks mõte, mis ma lihtsalt tahan, kui ma räägin investeerimisest näiteks, mitte ainult nagu raha säästmisest. Kui sa investeerid, ütleme, et näiteks 1000 eurot, siis su kaotus on alati limiteeritud. See on alati võib olla maksimaalselt 1000 eurot. Võit ei ole limiteeritud. Võib olla 10 000, võib olla 50 000, võib olla 3000, võib olla 1100. Et see võiks võib-olla natuke seda hirmu maha võtta igasugu kaotuste asjade ees, et kaotada saad ainult selle summa, millega sa nagu sinna kuhugi sisse läksid või millega sa tegutsed. Aga võit ei ole nagu, võidul limiiti selles mõttes ei ole. Et kui sa nii oskad võib-olla mõelda, et siis need kaotused ja petukõned ja võib-olla nagu nii väga hirmuta ka, aga jah, mulle see meeldis. Kui teile helistab venelane, pange toru ära. Et vähe, siuke radikaalne on vähe, aga ju siis töötab. Kas on veel mõni küsimus? Ei ma tean, et teil on, te pärast kõik kirjutate mulle ja ma ei jõua nagu, küsigi praegu, siis saavad teised ka vastust kuulda, et see oli puht tehniline küsimus praegu, et kui suur su sellest 13 000-sest kuutulust oli karaoke? Hullult nagu kajas, et kui suur on, mis asi? Kui suur on? Karaoke osakaal. Ma ei teagi, nüüd mu väärtus, nii palju kui mul varandus on umbes 415 000, on ju. Et ei ole vaja miljonit, et oleks väga hea elu. Selliste karaokede või esinemiste osakaal, ma teen neid 4-5 tükki ja sellega ma elan nagu väga hästi ära, et mul on ka muud asjad, mis raha sisse toovad. Ma saan nagu õnneks valida, kas seda teha või mitte ja ma ei taha nagu liiga tihti seda teha, aga see on väga, väga mõnus selles mõttes, ma iga kord näen mingeid nägusid. Jah, ma saan aru, nii nagu sa ütlesid, enamustel ongi, tuleb põlevad, kedagi kodus pole. Aga ma näen ikka vahel mõnda inimest, kes on kas mingi märkme teinud või kuskilt hakkab midagi liigutama, et see on väga tore osa kogu selles asjas, mida ma teen. Kui ma selle esinemisest raha ei küsiks, siis ma poleks nii rikas, kui ma praegu olen, siis te ei tahaks mind siia. Ma pean küsima raha. Ma pean igalt poolt raha saama. Mina küsiks sellise küsimuse, et mis sul täna portfellis on? Et ma tean, et see on kõik sul blogis olemas, aga äkki sa korra kiirelt käid üle? Kas sa palun võid jälle korrata, sest siin see kaja on natuke, et mille seis on? Mis instrumendid sul täna portfellis on? Mis seis portfellis on? Ei, instrumendid. Instrumendid, okei, sorry. Jaa, ma ise nii keerulisi sõnu ei kasuta nagu instrumendid, et ma hoian hästi lihtsana kogu selle investeerimismaailma, et sa küsid, palju mu klotsi on ja mis see seal kõik on, on ju. Et mul ongi mais, ma kirjutasin lahti oma siukse raamatupidamise, et mul on üks maa, mille väärtust ma vaikselt tõstan. Mul on 3 üürikorterit, mul on üks väike Airbnb majake metsa sees, mille ma just ostsin paar kuud tagasi. Mul on aktsiad, Tallinna börsilt väga palju aktsiaid, mul on võlakirjad, mul on ühisrahastust, mul on natukene mingeid krüptomünte puhtalt sellepärast, et ma oleks kursis, mis seal toimub ja oskaks kaasa rääkida. Ma loodan, et ma ei jätnud midagi kahe silma vahel, et kõigil on oma põhjus. Võlakirjad näiteks, kuna sealt saab tihti intressi, et ma pean ikkagi maksma arveid. Näiteks sellepärast on ju. Funderbeami investeeringud on ka olemas, aga mulle endale meeldib kõige rohkem ilmselt kinnisvara ja see on selline väga tulus, et jah, kui midagi jäi kahe silma vahele, siis ma arvan, et maikuus oli see postitus või juunis, umbes kuskil seal, kus ma kirjutasin lahti absoluutselt kõik, mis mul on ja palju miski maksab või palju on nagu väärtus tõusnud või langenud.
et kõik on nähtav, et siin ma nagu midagi ei varja. Rohkem küsimusi ei ole. Pärast jookstakse sulle sinna tahapoole ja tahetakse pilti teha ja siis on küsimusi küll. Nii et kõigepealt ütleme sulle aitäh. Aitäh. Väga häid nippe oli. Ja tänan, see kott on üsna väike ja pooltühi, aga okei, no ma vaatan, mida siit panna on. Ja sa saad kaasa võtta siit selle just VIP-külalisele toodud erilised. See oli ülejäänud külalistele ka. Mis asja? See oli ülejäänud külalistele ka. No aga pole keegi võtnud, okei. No lihtsalt alati on see kott nii väike, aga okei.